tere siis taaskord minu poolt kõikidele minu vaatajatele, kuulajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teed siis ladumise, kus vaatan, mida on oodata järgneva 10 päeva jooksul. Ja teen seda ühe ladumise näol ja võtan lõpetuseks ka soovituse nõuande teile selles situatsioonis või olukorras või mis iganes. Ja vaatamegi, mida on oodata teile järgneva 10 päeva jooksul. Siin võib olla mingisugused valikud, siin võib olla, ilmselt võib olla siin selline situatsioon kellegil, kes on siis lahkunud või kelle elust on keegi lahkunud, mingisugused valikud on tehtud ja otsustatud siis, kas üks või teine pool inimesest on siis eemaldunud, keegi, kes on teist eemal olnud, mitte teie vahel on vahemaa siis olnud. Ja mis on võib-olla pealiskaudne või selline kirglik suhe olnud kellegiga, kellel on teie suhtes või teil on tema suhtes sellised kirglikud tunded olnud. Ja samas võib siin olla see, et järgneva 10 päeva jooksul võib see inimene teiega ka ühendust võtta või siis teie temaga, kes on teist instantsil siis. Ja ta ilmselt on meesterahvas või siis olete teie meesterahvas, vahet ei ole, tõstke vastavalt enda olukorrale siis ka. Et kes on juba oma eluga, inimene, kes on oma eluga juba stabiilses kohas, te olete võib-olla ilmselt juba vanemad, olete oma elu loonud, stabiilne kodu, sissetulekud, midagi sellist, turvalisus on loodud, oma kodu ja heaolu, aga aga siin on jah selline kõigepealt nagu justkui on olnud selline vaikus või vaikselt nagu eemaldunud siit sellest olukorrast keegi, seepärast et talle tundub, et siin ei ole seda piisavust, mida ta on soovinud selles suhtes, aga ilmselgelt on siin nagu väga-väga olnud sügavad tundeid, et väga palju hoolivust ja sügavust on selles olukorras olnud, aga kuna siin on hästi palju emotsioone üles kerkinud teie situatsioonis olukorras, siis te olete väga palju pidanud neid kontrollima ja toimetama neid haldama kogu aeg, pidevalt nendega toimetama, sest et see olukord paratamatult tõstab üles teie emotsionaalseid laenguid, mis teie kehas siis on kinni olnud või kinni on. Ja need situatsioonid, mis just nimelt selle inimesega seoses esile kerkivad, on juba mineviku pagas, mineviku sündmused, mida ta siis endaga nagu justkui seljakotina kaasas tassite, kus on nagu justkui kivid sees. Ja iga kord, kui siis teine inimene sul mingisugust nuppu vajutab, siis sa tunned jälle seda raskust ja seda pagasit. Et teil oli soov ja usk ja tahtmine selle suhtega võib-olla algselt nagu, kui see algas, oli siin tohutu kirg ja tõmme ja inspiratsioon, see inimene inspireeris teid palju
ja te olite nõus nagu või teie unistus või soov oligi nagu luua selle inimesega võib-olla siis midagi pikaajalisemat, seepärast et siin oli tohutu ka, siin on tohutu ka seksuaalne kirg, seksuaalne tõmme teil. Aga paraku see välja sedasi ei tulnud ja tekkisid siis need rahutud olekud, magamata ööd, võib-olla õhtused ülemõtlemised, kurvastamised, stress, pinge ja millega te püüdsite siis omakorda hakkama saada ja ka võib-olla mingil määral ka tööd teha iseendaga, eks ju. Ja ka samas selle suhte osas, eks ju, selle inimesega. Et siin on teil väga sügavad tunded tema vastu. Aga siin on nagu vaja mingisugust valikuid teha. Ja siin on väga palju segadust ka olnud ja ülemõtlemist. Mis oleks siis see soovitus teile selles olukorras? Ei sea piire või on piirid äärmiselt jäigad või paindumatud. No siin on nagu piirid ei pea olema sellisel kujul, et sa pead need piirid paika panema, ehk siis, et minu piir on siin ja siit üle ei tohi astuda, et mingisugused sellised jõulised piirid kehtestada kellegi inimese suhtes või mida iganes. Need piirid peaks paika seadma juba enda sees. Mitte siis seda väliselt kuulutama ega esitama, eks ju, neid nõudmisi ja piire seadma, vaid enda sees. Ja sul ongi siin, kas siis need piirid on äärmiselt jäigad, et sul on nagu sa oled oma meeles arvanud või mõtelnud, et nii siit nüüd on kõik ja sellega on kõik või et kui mina nagu sellist suhet ei saa, kui mina nüüd seda täpselt ei saa, siis on sellega finito või sellega on kõik. Ehk jäigad ja paindumatud, et sa paned nagu piiri paika ja sa nagu ei sa oled hästi resoluutne selles suhtes, et nii, nüüd on siin piir, siin ma lõpetan siin ma tahan seda saada, seda ja sa ei anna hetkekski painduma. Ehk sa oled paindumatu, et sul on nagu teatud fookus, eesmärk, kindlad soovid, nõudmised, kuidas sinu jaoks võib-olla peab see suhtlus välja nägema, kuidas sinu jaoks peab kõik nagu olema. Ja või siis su piirid on täiesti olematud. Ehk siis sinu sees ei olegi nagu sa ei teadvustagi, ehk siis sa oled mõjutatud oma varjukülgedest, varjupoolest, kus siis sa energeetiliselt, sisemiselt ei ole enda jaoks nagu selgeks teinud, kus on mingisugused piirid või kus su nagu see latt asub. Et sa võib lasta nagu väga madalale selle lati. Pea, et võib-olla ka maa alla kaevata piltlikult öeldes. Et sa oled nagu oma lati nagu nii alla lasknud või sul ei olegi nagu piire ja kõik sõidavad nagu sust üle või teevad seda, mida tahavad või ütlevad seda, mida tahavad ja see nagu sa tunned ennast seal siis võib-olla nagu kuidagi kehvasti. Ja
ja see tähendab seda, et sa nagu ilmselt sa ei hinda ega väärtusta ennast, aga siin võib olla ka selline äärmus või selline olukord ka kolmas, kus su piirid on väga jäigad ja paindumatud, kus sa nagu esitad kui mingisuguse kriteeriumi, nõudmise või ütled, et nüüd on vaja siin otsustada seda, teist ja kolmandat. Muidu on nagu finito, lõpp, kõik. Ja siis ühtäkki see piir on olematu, ehk siis, et sa nagu sead piiri, aga sa ei suuda nagu sellest nagu kinni pidada ja üks hetk lihtsalt astutakse sealt üle või sa ise astud, taganed sellest ja seal ei olegi nagu mingisuguseid piire. Ehk siis see ühest äärmusest teise käib see, et see piiride kehtestamine ja mitte kehtestamine ja tühistamine ja nii edasi. Aga kui sinu sees ei ole kindlat teadmist, mis on sinu nagu, mida sa tegelikult päriselt inimestega suheldes tahad ja mis on sinu nagu prioriteedid, eesmärgid või mis on sinu olemus, mis on sinu maitse ja mitte siis selles suhtes, et kes sa oled, mis on sinu rollid, mida sa päriselt tahad nagu egost lähtudes või milline on sinu identiteet, ma ei mõtle siin seda, vaid nagu päriselt sisemiselt, kes sa päriselt oled ja mis on sinu maitse. Ehk siis kui sa oled teadlik, mis on sinu suhte maitse näiteks või teadlik iseendast, tunned rohkem iseennast, õpid tundma iseennast rohkem nagu selles suhtes, et inimesed ei tunne ennast eriti palju, siis nende, sa ei pea nagu suusõnaliselt paika panema mingisuguseid kriteeriumeid, mingisuguseid piire, mingisuguseid jooni, latte tõstma, vaid sa sisemiselt juba oled nagu selles sageduses ja sa tead täpselt, mis on sinu maitse, mis sobib sinuga kokku, mis ei sobi sinuga kokku ja sa ei lase ennast mõjutada siis nii-öelda nendel egolugudel ja iseenda varjudel, vaid sa tead täpselt, praegusel hetkel on see minu maitse ja võib-olla homme on hoopis teine maitse, aga et sinu sees on selline rahu ja teadlikkus. Ja kui sa näiteks avaldad suusõnaliselt mingisugused piirid ja ütled seda, teist ja kolmandat kellegile, aga energeetiliselt, sisemiselt sul seal sa ei võngu sellega kokku, mida sa suusõnaliselt välja mõtled ja ütled, siis paraku nendest piiridest astutakse nii või naa üle, seepärast et sul endal ei ole sisemiselt seda kindlat teadmist ja selgust. Ja selles ei saa teisi inimesi süüdistada ja keegi ei saa sind tegelikult ära kasutada, keegi ei saa sinuga manipuleerida, keegi ei saa sinuga halvasti käituda, kui sa sisemiselt sinu sagedus sisemiselt ei luba seda või siis sa ei võngu seda. Sellepärast, et kõik, mis väljapoolt tuleb siis sinu poole, mida sa kogeda saad oma füüsilises reaalsuses, see on sinu enda sisemuse loodud. Ehk sisemiselt sa võngud seda energiat, sest et väljapoolt ei saa tulla mitte midagi sellist, millega sina ei resoneeru energeetiliselt. Ei saa lihtsalt tulla. Sa oled selle suhtes neutraalne või sa vaatad sellest mööda või sa ei lase ennast sellest häirida üldsegi mitte. Aga kõik, mis sind puudutab, see on sinu sees olemas. Teadvusta seda endale ja hakka muutuseid looma läbi oma sisemuse, mitte siis mingisuguste suusõnaliste piiride paika panemise või siis pendeldamine ühest äärmusest teise või siis ka
nii paindumatud ja jäigad piirid paned, et, et asi on nagu siis läheb lappama niikuinii. Et see on nagu hea ka jällegi, et kui sa tõstad endale nii kõrge lati, aga ise nagu energeetiliselt ei vea sinna välja, no siis sa ei saa ka mingisuguseid tulemusi oodata selle kaudu. Et sa võid need jäigad ja paindumatud piirid ju seada ja olla nii resoluutne ja konkreetne, aga kui sa ise energeetiliselt ei vea seda välja või ei võngu selles sageduses, siis seal pole mingit pointi. Sa ikka mingi hetk kukud, komistad sellesama jäikuse ja paindumatuse otsa, mida sa oled ise nagu loonud. Või siis pole üldse piire, eks ju, kõik sõidavad sust üle, sul on tunne, et elu juhtub sinuga, kõik teevad sinuga midagi, kõik kasutavad sind ära, kõik manipuleerivad sinuga, aga teadmata, et sa ise nagu võngud seda sagedust, seda olekut, eks ju. Et siin on nagu mõistlik siis iseenda emotsioonidele otsa vaadata, sul on ilmselt mingisugune hülgamishirm sisemiselt ja sul on ka keeruline otsuseid langetada, seepärast et sa nagu, kui sa hakkad neid otsuseid tegema, siis sa hakkad endast kõhklema ja kahtlema, sellepärast et sa ei tea, mis on õige, mis on vale otsus. Ja iga otsusega, mida sa teed, kaasneb sellega ka mingisugune emotsioon ja see hakkab sind lõhkuma nagu, et sa hakkad veel rohkem endas kahtlema. Ja samuti sa oled enda ümber siis nii-öelda ehitanud enda ümber müürid, kartes, sa kardad, et sa saad haiget. Sa kardad, et sinuga tehtakse midagi, sa kardad, et sa pead jälle midagi läbi elama, kannatama. Et see näitab seda, et sa hoiad oma enda emotsionaalseid laenguid oma kehas kinni ja siis sa lood endale taas seda olukorda juurde. Kuigi sinus on see kirg, sinus on see soov, iha, tahe tunda seda kirge, seda elavust, seda põnevust, aga sa ei lase seda endal tunda, sellepärast et sul on mingisugused piirid seatud, et siin on see piir, siin on see piir. Või siis pole üldse piire või siis ongi nagu piirid ja ei ole piire. ja samuti nagu sa oled nagu enda ümber selle nagu kindluse ehitanud, mis ei lase tegelikult sul kogeda seda armastust, seda seiklust, seda põnevust, seda kirge, seda uudsust, seiklust, kõike seda. Et enda sees, ülioluline, enda sees asjad selgeks teha. Vabastada endast need emotsionaalsed laengud, millega sa oled nagu siis mille kaudu sa oled siis enda ümber selle müüri ehitanud ja siis sul on sisemised hirmud kogu aeg ja kahtlused, et mis on õige, mis on vale ja siukene lappes seisund ühesõnaga. Aga minu poolt siit kõik, loodetavasti oli sellest natuke abi või selgust ja suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba õige pea.